Ja tere hommikust, käes on 19. oktoober, meie reisi 8. päev, täis pikk 7. päev, aga 8. kui hakkasime siis tulema kodunt. Nii, alustasime siis eile Veneetsiast teekonda Piisa poole, see on mingi 400 kilomeetrit midagi ja tee peal siis õhtul, kuna nii õhtu hilja saime või suht hilja saime liikuma Veneetsias, nautisime seda jalutus seal, siis nüüd oleme sellises kohas nagu Bologna. Mis mulje sulle siis Veneetsiast jäi, arvestades, et me 10 aastat tagasi tulime sinna laevaga teiselt poolt saart, nüüd tulime autoga. Kuidas muljed on? Ütleme, et laevaga on ägedam, aga lapsega ei hakanud seda laevaga sõitu võtma, sest ma mäletan, et see oli siuke pisike laev ja kuna neid laevu on tohutult palju, siis see kõik seal lainetab ja rappus seal nii hullusti, et siis ma mõtlesin, et poisiga võib-olla on lihtsam autoga see tee läbida. Ja hea kogemus. Nüüd tead mõlemad pidi, kuidas käia. Ja, ega muud moodi ei saagi asjadest pilti ette, kui ise läbi ei koge, et ega kõik, mis reisi jooksul koged, ei peagi olema meeldiv. Meeldivad asju naudid juurde ja mittemeeldivaid siis enam ei võta ette. Aga täna siis läheme Bologna linna peale ja vaatame, mis seal toimub. Kas me jääme täna ka teiseks sööks, kohe saame teada, teeme check-in'i eile lihtsalt hästi tõkkepuualt sisse. Mis veel? Tahtsime, oleme lennujaamale nii lähedal, Bologna lennujaamale, et lennukid lasevad meil täpselt niimoodi üle. Päris äge. Ausalt öeldes meid see heli ei sega, sest me lennukeid niimoodi maa pealt vaatame hea meelega. Aga lennata, sille vähemalt väga ei julge. Minul on nii ja naa see emotsioon. Aga tore, vaatame, mis see linn meile täna pakub, kas jääme ka teiseks sööks siia või mitte. See selgub kõik päeva jooksul juba. Ja oleme suundumas Bologna vanalinna. Et esimest kord elus, siis läheme sinna bussiga, ühistranspordiga. Loodame, et kõik läheb plaanipäraselt. Poja sõidab esimest korda bussikesega, Kaljaga siin. Nii. Ja vaatame siis, mis see Bologna meile pakub. Et kõik kiidavad, et ühistranspordiga on jube lihtne, proovime ära. Pileti saime vähemalt ostetud. Oleme nüüd jõudnud siis Bologna vanalinna. Saime bussisõiduga ilusti hakkama. Bussisõit oli päris pikk, mingisugune 16-17 peatust lausa. Aga nüüd siis vaikselt avanevad siin esimesed vaated. Ja siis otsime seda Piazza väljakut. Oli vist siukse nimeline. Ja oleme jõudnud nüüd siia siis keskväljakule. Kas see on nüüd Piazza väljak või on see Neptuni väljak, ei oska öelda, aga see Neptuni kuju siin igatahes on. Vot see sama. Seda tuleb minna tagantpoolt ka vaatama. Meile karavaani tüdrukud õpetasid, et nende järgi me siia tulime tegelikult, et nemad siin käisid, aga ega me kuhugi pikalt mujal ei plaanigi minna väga, kui siin keskväljaku ääres, kus siin on erinevad vaatamisväärsused, vaatame üle ja siis mõtleme edasi, mis saab. Meie tublid reisiselid, kõige tublim reisisell, väike Oskar, on ju? Ja väike Silku.
vaatame siis Neptunit siit tagant küljest ka, mida karavani tüdrukud käisid imetlemas. Oot nii. Otse ees jääb siis torn, kuhu saab muidu üldjuhul ikkagi ronida üles ja nautida neid vaateid, aga tornid on praegu suletud ajutiselt. Tegemist peaks olema siis Asinelli torniga, kuhu tavaliselt, nagu ma juba mainisin, saab ronida, praegu küll ei saa. 97 meetrit on ta siis kõrge ja ehitatud 12. sajandil ja on siis üks kahest kaldtornist siin Bolognas, mis omakorda ongi siis nii-öelda mingisugune maamärk selle Bologna vanalinnas. Jõudsime siis siia torni alla. Siit on ikka tal kõrgust küll, midagi pole öelda. Nüüd lähme veel natukene jalutame kõrval tänavaid ja vaatame neid iidamast hooneid. Seda Bolognat natuke iseloomustavad selliste võlvkaartega hooned ka, et neid on siin tohutult palju. Ja oleme siin Bologna mingisuguses väikses pargikeses vanalinnas. Siin selja tagant vaatame ka ühte kujukest ja värki. Aga põhimõtteliselt üldemotsioon, et ega hooned on omast ajast ja kõik on ilus, tore, rahvast omajagu liigub. Aga meile peale Veneetsiat eile kuidagi natukene jääb lahjaks emotsioon või? Et eks näis, vaatame natuke veel ringi ja siis lähme tõenäoliselt auto juurde tagasi ja seal on lihtsam olla lihtsalt. Ootame siis bussi Bolognas, et tagasi sõita. Selline bussipaviljon. Selline oli muidugi, see on puhtalt ikka mingi uhke hoone. Ilus jalutada niimoodi tee ääres. Kogu aeg on võlv pea kohal. Et tegelikult need katusalused on küll kõik siuksed väga osad lausa luksuslikud, siuksed läikivate plaatidega löödud põrandad siin. Ja oleme enne lõunasel ajal jõudnud meie järgmisesse linnakesse, see on küll ainult väike vahepeatus. Oleme teel siis Piisa juurde ja siis sealt Piisalt edasi juba Rooma. Bolognas tulime ja oleme siukses linnas nagu Firenze. Peatume siin siukses väikses, ma ei teagi, kas see on linna munitsipaalparkla või mitte. Suht soodne 15 € 24 tundi või 1 € tund. Vaatame, kas me jäämegi siia tunniks või mitte. Aga praegu põhimõtteliselt ootame bussi. Läheme juba teist korda siis järjest bussiga. Eilne bussisaaga tagasi tulles oli ikka paras möll meie jaoks. Rahvast nii palju, vanker peale ei mahtunud. Ja siis taheti veel tulla vankri ja ratastooliga ja nõnda edasi. Bussijuht suretas auto välja ja naisterahvas ja ütles, et ei, rohkem ei saa, et ei tohi olla nii palju neid vankreid auto peal. Aga ühesõnaga saime lõpuks ikkagi koju tagasi selle bussiga ja nüüd lähme proovime uuesti siis ühistranspordiga minna. Firenze, vana linna, vaadata sealt vana silda ja erinevad vanad väljakud või need platsid mingisugused, et saame näha, mis seal on. Oleme jõudnud nüüd bussiga siia Firenze kesklinna enam või südalinna. Jõgi poolitab seda linna ka. Kui kõik paika peab, siis see peaks olema Arno jõgi. Ja nagu näete, seal on üks siuke väga lahe vanaaegne sild, kus on ka korterid või ruumid või elamud peal igatahes. Päris lahe. See on omaette vaatamisväärsus siin. Nüüd siis suundume päris sinna vana linna ja läheme vaatame need kohustuslikud suurimad vaatamisväärsused üle. Selle silla näol on siis tegemist Firenze vanima sillaga ja see ongi siis omapärane olnud, et seal ei ole mitte elamuruumid, vaid on alati mingisugused poekesed, turukesed, kõik muud kullassepad ja kõik nõnda edasi. Vot selline värk. Oleme siis jõudnud siia vana linna, mis tundub väga
äge, ütleks meile meeldib palju rohkem kui see Bologna. Kalja, kuidas on esmamuljed sul? On küll kuidagi avaram ja ilusam kuidagi. Suursugusem. Jah. Kaarikuseid toimub ka. See koht siin siis ühendab omavahel Piazza del Duomo ja Piazza del Signoria. Et linna ajalooline keskus, kus asub Palazzo Vecchio ja Michelangelo Taaveti kuju koopia. Kalja, mis väljakule me praegu suundume? Kohe tuleb. Piazza del Duomo. Vot nii. Ja jõudsime siis nahaturule. Siin siis tuleb panna münt sea ette ja hõõruda nina, siis tähendab seda, et tuleb Firenzesse tagasi. No meie ei hõõru, meie ei tea, kas me tuleme siia tagasi või ei tule. Igatahes on see nina nühitud läikima. Oleme jõudnud siis Piazza della Repubblica, mitte Respublika, vabandust. Firenze üks keskseid elegantsemaid väljakuid. See koht on huvitav, sest siin asus Rooma-aegne linnafoorum ehk Firenze linna ajalooline süda. Hiljem 19. sajandil, kui Firenze oli korraks isegi Itaalia pealinn, ehitati see väljak täiesti ümber, vana keskaegne kvartal lammutati ja loodi avarruum neoklassitsistlike hoonetega, nagu pildil näha on. See suur triumfikaare moodi hoone on Arcone di Piazza della Repubblica. Ja oleme jõudnud siis Firenze südamesse, mida nimetatakse või mis on siis Santa Maria del Fiore katedraal, mida tuntakse lihtsalt kui Firenze Duomo. Katedraali ehitus algas siis 1296 ja see on kuulus oma massiivse kupli poolest. Nii, siis on veel siin siuke kellatorn. Selle 85 meetrit kõrge ja sinna saab ronida 414 trepiastet. Võiks päris äge olla, aga ausalt öeldes me ei viitsi minna nii kõrgele. Päris ulme ehitus tundub see katedraal olevat. Vot, nii. Aga päris tore on siin Firenzes, üllatus isegi ausalt öeldes, kaalusime kas tulla või mitte tulla, aga vaadates seda hoonet, siis ilmselgelt tasus tulla siia. Selle katedraali ees on siis Firenze ristimiskabel ehk Battistero di San Giovanni. See on selle linna üks vanimaid ehitisi, 8-nurkne, pärineb juba 11.–12. sajandist. Kõige kuulsamad detailid sellel kabelil on siis pronksist uksed, mida Michelangelo nimetas paradiisi väravateks. Ja siit vaates siis kohe katedraali esikülg, pea sisse pääs. Ja oleme nüüd jõudnud siis Piazza San Lorenzo väljakul, mis on Medici suguvõsa ajalooline kvartal Firenzes. See hoone peaks olema siis rustikaalse kivifassaadiga Basilica di San Lorenzo, mis on üks linna vanimaid ja tähtsamaid kirikuid.
väljast näeb ta välja nagu ta näeb, aga seest pidi ta olema väga ilus. Ja selle väljaku teine pool siis, ükski siin väljakutest ei ole tegelikult suured, need on suhteliselt väikesed platsikesed, kus siis kõik küljed on nagu ümbritsetud mingite hoonetega ja rahvast on siin tõesti päris palju liikvel. Ja tere hommikust, väljume siis siit Firenzest. Tahtsin näidata seda huvitavat tänavat, kui palju on siin tanklaid. See on nüüd kolmas tank, 2 tanklat siinpool, 1 juba oli ennem seda, 3 tanklat. Nii, 4 tanklat. Nende vahe oli võib-olla 100 meetrit, kui sedagi. Nii, 4 tanklat on olnud. Ja nüüd tuleb ridamisi kohe uut. Meil on väga ilus ilm, nagu näete. Vihma sajab. Nii, 4 tanklat oli siis ära. Sõitsime 300 meetrit edasi. Ja siis hakkab uus tanklaralli. Nii, 5. tankla. 6. tankla. 7. 8. tankla. 300 meetri pärast võite valige teine väljasaab. 9. tankla. 10. tankla. Vot nii palju tanklaid ja kusjuures hind erines ikkagi mingi 10-20 senti erinevatel tanklatel. Isegi siin selle maa peal oli, ühel firmal oli vähemalt 2 tanklat, panin tähele. Oleme jõudnud oma rännakuga siis Piisa torni lähedale kämpingusse. Kämpa nime ei tea, aga saime enda siia metsa alla ära pargitud ilusti. See on see sama kämping muuseas, kus ka 3 naist karavanis Itaalia reisi ajal peatusid. Siis nägi see video pealt oluliselt ilusam välja. Praegu täna sadas, eile ka sadas. Et siin on natuke siuke sopane. Me sõitsime nii kaua ringi, et valida omale kohta ja siis tuli üks neegripoiss meile juhatama ja juhatas meid siis siia ilusti puu alla. Noh, väga okei koht. Nüüd läheme võtame suuna, siis vaatame juba torni ära. Ja siis teeme edasiseid plaane. Tõenäoliselt lähme torniga teist korda külastama pimedal ajal, kuna see on siin nii lähedal. 15 mintsa maks jalutada, sellega saame vast hakkama, isegi poika saab sellega hakkama. Aga kuna poisil tuleb varsti uneaeg, siis peame sättima hakkama. Ja siis peale Piisat tõmbame Rooma poole. Pühapäeval saabub siis Sille ja Manne, kelle võtame siis Rooma lennujaamast peale. Ilmselt. Jalutame siit nüüd värava poole vaikselt välja, siis neid väikseid majukesi on siin nagu igal pool. Siin on nad natuke väiksemad. Olmeruumid olid väga tagasihoidlikud, aga mitte midagi ka hullu ega katastroofilist. Lähme vaatame, siin on väike bassein ka ja siis juba Piisa torni poole. Tuselt on läbesmast. Nii, ja siis olemegi basseini alal. Enne pead duši jälle ära käima. Näed, sissepääs on nüüd selliseks tehtud. Siin on vaine all. Siin võtad paljaks selle laua juures tõenäoliselt kusagil. Siin paned riided ära, käid duši alt läbi, võtad juba ujukat näppu ja lähed sisse siit. On nii või? Mis mulje sul on jäänud siis sellest kohast? Väga viisakas. Väga keskpärane. Ta ei ole midagi üle ja on okei. Viisakas võrreldes kõikide või nende ülejäänutega, kus me oleme käinud nagu turismimagnetite kõrval. Ja ei ole kallis ka praegu. Mittehooajal oli 35 eurot siin ööbimine matkakaga. Ja muuseas, väljas on 21 kraadi, täna on 21 oktoober. Nii et täitsa okei. Aga läheme siis edasi või?
ja sissepääsust on siis selline vaade ja muuseas, mida oleme tähele pannud, siis absoluutselt kõikidel karavanparkidel on korralikud aiad ja väravad ees, mis käivad ööseks lukku ja inimesed, kes kui oleme vaadanud neid parklaid, mis on avalikud nii-öelda tasuta parklaid kusagil, siis väga palju on kommentaare, et käidi röövimas. Nii et ja keda rööviti ja keda kellel saadigi asjad kätte ja kes olid ise sees ja siis ärkasid üles selle peale. Ja hakkame jõudma siis siia Piisa torni juurde, et rahvast on siin hullult palju. Tuleb läbi tungida, siin on müügiputkad ees ja seal taga peaks juba olema kõik see värk, mida vaatama tulime. Nii, väravatest läbi, kus loomulikult surimurid müüvad sulle igasugu asju kaela ja siis tundub, et oleme õige koha peal. Piisa torn ehitati siis 1173 ja tegelikult selle ehitamine venis, et teda ehitati päris mitu sajandit. Viltu hakkas ta ka suht kohe vajuma, kuna see pinnas selle all on kindlasti siuke kehva väidetavalt, aga tänaseks on eriti nüüd 90-ndatel kuni 2000-ndatel on tehtud neid toestamistöid või pinnase parandustöid, et see vajumine on siis tänaseks väidetavalt peatatud. Kas just täielikult, aga igatahes suuremas osas peatatud. Nii et ehk jääb ikka püsima see värgi tornike, mille pärast siia inimesed kõik kokku sõidavad. Nii, oleme siis nii-öelda Imende väljakul, mille taustal siis praegu see viltune torn, Piisa viltune torn, aga esiplaanil on meil siis Fontana dei Putti ehk Ingelpoiste purskkaev. Ja tulime siis natukene lähemalt ka vaatama. Otsustasime, et viis sinna torni sisse ei hakka minema, ei viitsi lapsega sinna kõrgele ronida. Aga äge asi on tegelikult. On nii kallis, äge asi. Nii, lähme teeme tiiru peale. Läheme proovime nüüd veel katedraali sisse saada. Ja see piklik hoone on siis Piisa Piazza dei Miracoli, mis peaks olema siis Piisa monumentaalne kalmistu. See pikk marmorfassaadiga hoone on üks 4 suurest ansambli ehitisest koos katedraali, Viltuse torni ja baptisteeriumiga. Camposanto rajati 13. sajandil. Legendi järgi toodi see pinnas Jeruusalemmast Püha Maamäelt, et Piisa elanikud saaksid pühale pinnale maetud. Seetõttu usuti, et kõik, kes siin puhkavad, lähevad otse taevasse. Hoone sees on uhked kootigaleriid, freskod ja sarkofaagid, mida tasub vaadata. Ehk siis lähme vaatama, võib-olla, kui aega leiame. Aga see on täpselt siin katedraali hoone kõrval. Piisa torn jääb teisel poole katedraali. Päris huvitav. Ja käisime vahepeal siis autos puhkamas, pojatibu magas, meie puhkasime ja nüüd oleme tagasi Piisa vanalinnas ja tulime Piazza dei Cavalieri väljakule, mis siis on omakorda mingisugune oluline väljak peale selle pärast seda Piisa torni väljakut. Nii, et rüütlite väljakuga on siin siis tegemist ja see hoone on siis Palazzo della Carovana
ehitatud 16. sajandil arhitektiks Giorgio Vasari Michelangelo Leonardo kaasaegne projekti järgi. Hoone fassaad on kaunistatud sgraffito tehnikas kraabitud profimaalid, mis kujutavad allegooriaid, sodiaadimärke ja Piisa ajaloolisi sümboleid. Trepi ees seisab siis Cosimo I de Medici koju, Toskaana suurhertsog ja rüütlite ordu Cavaliere di Santo Stefania asutaja. Tänapäeval asub siis selles hoones Piisa kõrgkool, Scuola Normale Superior, mis on üks Itaalia eliitülikoole. See kõrval olev valge kirik on siis Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, ehitatud siis sama selle Giorgio Vasari projekti järgi. Algselt oli see rüütlite ordu kirik, kus hoiti siis sõjasaake Türgi vastu peetud merelahingutes. Sees on uhked laevamudelid, rüütlite vapid ja marmorist altar. Ja jõuame tagasi siis Piisa väljaku juurde. Käisime muidu, tegime siin linnas igal pool. Oleme jalutanud oma jagu. Ega see vanalinn muidu vist midagi erilist ei tundu olevat. Need väljakud, üksikud hooned, muidu suht tavaline kohti, on ju. Aga no need hooned omaette, see Piisa katedraal ja torn ja need on küll vaatamist väärt. Nii et siia tasub tulla ja siia tullakse palju, sest rahvast on tõesti palju. Ei kujuta ette, mis kõrghooajal siin veel toimuma hakkab. Piisa on ilus koht ja et sinna tornini jõuda, pead sa jalutama sellise tunneli läbi. Praegu on siin suht vaikne, kui mõni mopeedivend annab siin itsi, siis on siin siuke lärm, et vähe pole, sest see kõik ajab siin hullu moodi. Oleme endiselt siin Piisa lähedal kämpingalas ja mõtlesin, et lähen teen õhtuse tiiru tõuksiga sinna Piisa torni ja katedraali juurde. Vaatan, äkki saab mõne laheda kaadri, kui on just pime ja valgustus paistab. Praegu kämpaalas on suht pime. Igal pool isegi on näha täitsa. Aga põhimõtteliselt lähen, poja ja Silku läksid juba voodisse sättima, magama. Ma lähen, teen sükse õhtuse tuuri. Sinna pole palju minna, 1,5 kilomeetrit. Tõuksiga on see köki-möki. Vaatame, mis seal toimub praegu siis. Ja olen jõudnud siia Piisa torni, Piisa katedraali alale. Õhtuse ajal näeb see välja siis põhimõtteliselt selline, ei midagi erilist, ei mingit erilist valgustust. Siin lihtsalt tänaval on tänavavalgustus ja muud ei midagi. Ehk katedraal ja torn pole ise absoluutselt kuidagi valgustatud. Esile toodud on lihtsalt see hoova natukene valgustatud ja muud ei midagi. Ehk midagi erilist siin küll ei ole. Aga noh, torn ja katedraali see on kindlasti erilised. Kätte on jõudnud kolmapäev, 22. oktoober. Eile oli meil siis süke tore Piisa linna ja torni päev. Tänaseks hommikuks saime ööga sellise korraliku saju seal ja nüüd hakkasime vaikselt sõitma Rooma poole. Otsustasime, et tuleme mööda rannikuala. Sõitsime siis siia mingi 150 kilomeetrit võib-olla umbes ära, tegelikult natuke vist vähem tõenäoliselt. Sinka-vonka teed võttis päris kaua aega ja nüüd siis jõudsime sellisesse väiksesse linnakesse nagu Piombino. Et ööbime siin avaliku platsi peal, kus on teised kämparid ka. Polegi Itaalias väga niimoodi avalikus kohas ööbinud.
ütleme nii, et ilm on praegu nagu soe, natukene tuuline, aga see tuul on paitav, mitte lõikav ja miks me ei ole nüüd avalikes kohtades väga olnud, sest igal pool üldiselt kirjutatakse, kuidas ikka käiakse sees ja nõnda edasi, vargad. Aga kuna enamasti käiakse vist sees sellel ajal, kui käid kusagil linna peal ja nõnda edasi, siis meil on autos 2 lõvi, on ju? Ja tulgu nad sinna, ma tahaks näha. Aga see oli nali muidugi. Tegelikkuses on nii, et me ei plaani auto juurest ära minna. Me oleme siin, jalutame natuke siin samas kalda peal. Vaade on väga ilus. Ujuma vist ei saa kahjuks. Aga ja siis homme põrutame kohe Rooma poole edasi ja kui leiame omale mingi sobiva toreda kämpa koha, siis me oleme seal sinnamaani, kuni jõuab siis pühapäeval Anne, et ostsin temale eile lennupileti ära. Ja ega siin muud ei olegi, kui naudime seda ilusat vaadet ja tegemist ja siis järgmine süke suurem ja pikem ettevõtmine saab olema meil Roomas. Eks ju. On sul midagi lisada käte jalgadega? Ja tulime siis õhtuks natukene jalutama siia, jõudsime kuhugi siia muuli kanti või muul, mis iganes ta on, mingi ajalooline asi siin peaks olema, aga mis asi täpselt ega ei teagi. Ilus päikeseloojang oli, peaaegu on läbi. Ja siis seal on veel mingi väike tornikene ja siis läheme natuke linna peale ka ja ongi tiiri peal. See on selline väike linnakene, väike armas Nunnu külakene, kus me siis praegu siin ringi hängime. Loodame, et keegi vahepeal autos ei käi, sest meie lõvid istuvad autos. Ja vot sinna kaugele jääb siis meie matkaauto koht, kus praegu on ja siis siit käib kõva laevaliiklus Mandri ja siis saare vahel ja see saar, mis siin otsees on, mis ta oli, Elba või Elda? Elba saar peaks olema siis seal. Vot niimoodi. Ja Mandri osa siis. Tuul on päris kõva, ma ei tea, kas midagi kuulda ka kusagil on või ei ole, aga ja nüüd läheme sinna torni juurde, mis seal on. Aga tuul on nagu mõnes mõttes mõnus, et dressijakiga, noh, ta ei lõika või ei ole vastik, on ju. Et täiesti välja kannatatav, süke mina, kes ma olen tegelikult väga tuulekartlik, siis siit maalt lähebki piir. Kui oleks jaedam, oleks lõikav, sul on sama umbes. Me oleme läinud sarnaseks. Huvitav millest? Kas sellest 10 abieluaastast või? Kindlasti. Kuidas sinuga on? Sina lähed ka meie moodi või? Ikkola, kõik halvad kombed saad külge meilt. Nii, aga läheme jalutame siis sinna. Kas on kirik või? Ei olnud kirik. Vaatame. Kell on torni otsas, äkki ikka on kirik. Keset küla tundub ka olevat, nii et äkki on. Nii, oleme siis siin vanalinnas. Ootaks, kuni need jõulutuled ka põlema pannakse, aga noh, kui need pannakse jõulude ajal, siis nii kaua me ei oota. Kui pannakse täna õhtul, siis äkki näeme. Aga oleme siis selle, mis oli, Piombino või? Piombino vanalinnas. Väike nunnu, noh, mis ta nii nunnu, aga see on juba nagu parasiit sõna mul vist. Lihtsalt väike vanalinnakene. Inimesed istuvad on, kõik on tore, tundub olevat. Ja tundub, et see vanalinn jätkub siin, et polegi nii väike ta, et täitsa vahepeal oli üks suur tee vahepeal, aga nüüd läheb siin pool edasi. Kui vanalinn on, ma tegelikult seda ei oska öelda, siin on ikkagi asfalt maas, aga ta on siuke kesktänav, siis ütleme nii, sellel keskuses või kus iganes autodega liikluse jaoks suletud ja inimesed saavad siin jalutada, nii nagu ikka see vanalinnas käib. Ja muuseas väljas on 22 kraadi, aga
aga ikkagi natuke tuuline, mis võib-olla tunnetust tõmbab allapoole, aga muidu on mõnus ja tore, külm ei ole.